2 aastat tagasi kutsuti mind tööintervjuule, kuigi ma olin paar aastat juba töötanud, ei olnud ma kunagi mitte ühelgi tööintervjuul käinud. Ma läksin kohale ja olin see, kes ma olen, mina ise. Alustasin nimest, vanusest, ülikooli valikutest ja liikusin edasi vabatahtliku töö juurde, mille hulgas oli ka verivärske EGN ehk siis Eesti geinoored. Ja minu personali ülemat üllet vist võlus minu ausus ja entusiasm, nii et poole minu intervjuu ajast me rääkisime lihtsalt gei teemadel ja ta suutis ära küsida absoluutselt kõik küsimused, mis teda huvitasid. Näiteks nagu, et kas Eestis on raske olla lesbi, kuidas homod lapsi saavad, milline on gei kogukond üldse ja juba 2 tunni pärast helises mu telefon ja mind kutsuti proovipäevale. Ja tundub, et see esmamulje pidi päris vägev olema, sellepärast et hiljem töökaaslased rääkisid, et kui nende töövestlus kestis kusagil 3 tundi, siis minu oma venis 1,5 tunniseks. Ülle informeeris ka minu otsest ülemust, kelle soe süda ja huumorimeel teevad töötamise eriti mõnusaks. Et on olnud esmaspäevi, kus tema kurdab oma teismeliste laste üle ja siis mina kapriissete geisõprade üle. Ja läksin kohale ja olin mina ise. Ja kogu energia läks uue töö õppimisele ja töö nautimisele. Ja nii ongi. Me kõik tahame head haridust, huvitavat tööd, armastavat pere, toetavaid sõpru, romantikat, ilusat kodu. Me elame üksteise kõrval. ja meie unistused ja elud on nii sarnased. Aga millegipärast me ei suuda seda näha. Tee ometi silmad lahti ja näe. 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 ja näe inimest. Inimest.